Brian Koberger on eluks ajaks trellide taga, kuid ta loodab seda muuta. Kas tal on selleks võimalus? No kas tal on alles raske tõus ees? See oleks nagu mina prooviksin esimest korda ilma köite ja hapnikuta Mount Everesti otsa ronida. Ja tead mis? Kobergeril on inimesi, kes teda toetavad ja nad saadavad talle raha. Ma ütlen teile tema suurima toetaja nime. Mina olen Anja Nätlevi ja see on Crime Fix. Brian Koberger kannab 4 eluaegset vanglakaristust. Ja te võite arvata, et pärast seda, kui ta seisis avalikus kohtus, tõstis parema käe, vandus tõtt rääkida ja tunnistas, et tappis 4 Idaho ülikooli tudengit, läheb ta vanglasse ja te ei kuule temast enam kunagi. Si ole Matty Mogany, Kelly Gonzalveze, Ethan Chapini ja Zana Kornatli perekondade lootus, kuid nii ei ole läinud. Brian Koberger on selgelt näidanud, et ta ei kao kuhugi, vähemalt mitte vaikselt. Paljud inimesed üle kogu riigi usuvad, et Brian Koberger on süüdi. Ta ise ütles, et on süüdi. Kuid nüüd, rohkem kui aasta pärast seda, kui Koberger mõisteti 4-kordse eluaegse vangistuse ja 10 aasta pikkuse vangistuse sissemurdmise eest, on esitanud Ada maakonna kohtule avalduse süüdimõistmise järgseks õiguskaitseks. Koberger väidab, et teda sunniti üles tunnistama ning tema õigusmeeskond andis talle valelubadusi. Ta väidab, et talle ei räägitud õigustavatest tõenditest. On avalikuks tulnud väide, et Ethan Chapinil olid käes tundmatud karvad, kuid vaieldakse selle üle, kas see materjal oli tegelikult karv. Koberger ütleb, et tema advokaadid ütlesid talle, et ta saab kindlasti surmanuhtluse ning et surmamõistetute osakonna tingimused on halvad. Koberger kirjutas, et talle anti täiesti vale ettekujutus ja lubadused selle kohta, mida eluaegne vanglakaristus kohe võimaldaks. Kaebaja sõnul anti täiesti vale ettekujutus ka Idaho surmamõistetute osakonnast. Sealhulgas jutustati üksikasjalikult kaitsja õudsetest kogemustest, kui ta külastas päris 8x8 mõõtu surmamõistetute kambrit. Kõik see edastati kaebajale ja tema perele, väidetavalt IDOC-i kaudu kaitsja vahendusel. See kujutas endast ähvardusi ja lubadusi, mille eesmärk oli mõjutada kokkuleppe sõlmimist. Brian Koberger saabus Idaho kõrgeima turvalisusega vanglasse samal päeval, kui talle mõisteti karistus, 23. juulil 2025. Sellest ajast alates on ta seal olnud. Tema Vanglan, number on 163214. Ta veedab oma päevad olles 23 tundi ööpäevas üksinda oma kongis. Ta on esitanud kaebusi väites, et teised vangid ahistavad teda ja alates tema saabumisest talle on mitmed inimesed raha saatnud. Tema suurim toetaja. Tema ema, Mary Ann Koberger. Koberger on palunud jätkata oma süüdimõistmise järgse avaldusega osalise maksegraafiku alusel. Ta lisas avaldusele oma vanglast pärit finantsandmed. Need andmed näitavad, et 6 inimest kandsid raha tema Keefi vanglapoe kontole nädala jooksul pärast tema vanglasse saabumist. Kobergeri ema tegi suurima sissemakse, $300. Tegelikult Kobergeri ema on järjepidevalt raha kandnud. Tema esimesel kuul vanglas kandis ta tema kontole $700. Alates tema vangistamisest on Brian Kobergeri ema kandnud tema vanglapoe kontole üle $9200. Kas see on palju raha? Minu jaoks kõlab see küll nii, aga sellest räägime varsti veel. Ülejäänud sissemaksed tulid tema toetajatelt. Kokku on Brian Kobergeri kontole viimase aasta jooksul kantud $10,812. Kulutused kokku olid $10,635 ja 10 senti. Tema kontojääk selle kuu alguses oli $177 ja 3 senti. Nüüd, see ei pruugi sisaldada 20% ulatuses summat, mille riik võtab ohvritele hüvitise maksmiseks. Mida saab Koberger osta? Vangla veebilehel on kirjas, et Idaho parandusameti vanglates ja kogukondlikes töökeskustes viibivad kinnipeetavad võivad osta täiendavaid hügieenitooteid, toitu, elektroonikat ja riideid vanglapoest. Kalpu vanglapoest pakutakse lepingu alusel Keefe Commissary Networkiga. Igal asutusel on võimalus kohandada oma poe menüüd vastavalt oma turvataseme vajadustele. Elanikud võivad tellida tooteid iganädalaselt, kasutades oma kontosid. Tellimused toimetatakse igas asutuses kord nädalas kohale. Nii et sa võid endalt küsida, mida pakub Keefe Commissary? Milliseid tooteid? Keefe Grupi veebileht näitab, et nad pakuvad mitmeid tooteid, sealhulgas naha- ja juuksehooldustooteid, vitamiine, deodorante, hambapastat ja toidulisandeid. Samuti on olemas riietusvalikud nagu teksad, särgid, lühikesed püksid, dressid, aluspesu, jalanõud ja saapad ning lisaks telerid, kirjutusmasinad, CD-mängijad, kaasaskantavad raadiod, kõrvaklapid ja ventilaatorid. Saadaval on ka suupisted.
nii et uurida neid Brian Kohbergeri vangla rahalisi andmeid. ma tahan kaasata Dr. Dwayne Hendricksi, ta on endine föderaalvangla ülem, nii et ta saab neid asju koos minuga vaadata ja meile tõesti lahti seletada. Dr. Hendricks, suur tänu, et tulite. Aitäh, et mind kutsusid, Angela. Anett, alati on hea sinuga koos olla. Jaa, sinuga samuti. Räägime sellest natuke. Ma olin šokeeritud, kui nägin summat, kui palju raha on Brian Kohbergeri vanglapoe kontole tema vangistuse ajal kantud. See on nüüdseks üle $10,000 ja see on alles esimene aasta. Aasta. Ja siis on ta enamiku sellest ära kulutanud. Ma mõtlen, tal on alles vaid $177, vähemalt nende andmete järgi, mida me näeme. Kas see summa üle $10,000? Kas see on suur summa, mida ühe aasta jooksul ühele neist kontodest kanda? Jah ja ei. Ja jälle see sõltub kinnipeetavast, tema rahalisest olukorrast enne vangistust ja samuti perekonnast, sõpradest ja toetajatest, kes toetavad seda inimest, kes on trellide taga. Ma võin öelda, et föderaalsüsteemis on kinnipeetavate keskmine rahasumma, mis neil võib olla, oleks igal ajahetkel alla $500 ja see hõlmaks isegi seda raha, mida nad teenivad asutuses töötades. Ja enamik kinnipeetavaid teenib tõenäoliselt 30-40 senti tunnis, sõltuvalt töö iseloomust, mida nad teevad. Nii et $10,000 suurune sissemakse selle konkreetse kinnipeetava puhul on üsna kõrge, sest tavaliselt, nagu ma ütlesin, enamik kinnipeetavaid on oma kontol umbes $500 igal ajahetkel. Ja põhjus, miks kinnipeetavad püüavad mitte hoida oma kontol palju raha, on see, et kui neil on suured trahvid, kahjuhüvitis ja kohtukulud, mida nad peavad maksma. Sest mida rohkem raha sul kontol on, seda rohkem raha võetakse sealt nende trahvide ja kahjuhüvitise katteks. Ja riik võtab tema vanglapoe kontolt osa kahjuhüvitise maksmiseks. Jaa, see peaks olema umbes 20-25%. Ma usun, et see on nende poliitika. Ja tavaväliselt lepivad kinnipeetavad oma nõustaja või juhtumi korraldajaga kokku maksegraafikus, et tagada, et need summad võetakse maha õigel ajal. Sest ma võin öelda, et kinnipeetavad lähevad väga närvi, kui neilt võetakse, ütleme nii, et nende kontolt võetakse korraga suur summa ja siis nad tulevad tagasi ja ütlevad, kuule mees, keegi saatis mulle $2,000. Miks te võtsite mu kontolt $200 või $400 maha? Ja põhjus on selles, et sul on maksegraafik paigas ja kui need summad laekuvad, siis need võetakse maha. Nii et kui arvutada 10,000 pealt 20 200. 10,020 ja $200. Nii et tead, kui me selle matemaatika teeme, siis ma eeldan, et see 10,000 ei arvesta seda sisse. Õige, täpselt. Ja kui vaadata andmeid, siis see ei näita täpselt kus ta praegu nende kohtukulude ja trahvidega on, mida ta peab maksma. Ja lisaks nägin ma avaldust, kus ta ütleb, et tal ei ole raha, et maksta, sest nüüd on tal oma arvel, oma vangla poe arvel ainult 177 alles. See ei hõlma isegi seda, mis kulub telefonikõnedele ja videokülastustele, nii et võib-olla annetatakse veelgi rohkem raha. Mitte ainult raha. Ema annetab. See pole ainult ema. Ja ma kutsun teda emaks, sest nii oli ta tema telefonis salvestatud. Ema ja isa. Nad olid tema elu keskseteks tegelasteks. Aga on ka teisi inimesi, kes annetavad, panustavad tema vanglapoe arvele. Ja selle juhtumi suure avaliku tähelepanu tõttu, ja ma tean, mõnikord on meil seda natuke raske uskuda, eriti kui tegemist on kellegagi, kes on süüdi mõistetud 4 üliõpilase mõrvas väga jõhkral ja vägivaldsel viisil. Et ta pälviks sellist tähelepanu, et teised inimesed peale tema pere, sõprade või lähedaste tuttavate enne seda juhtumit tegelikult tema rahalistele vahenditele kaasa aitaksid. Nii et see juhtub ilmselgelt ja ma usun seda. Idaho parandusosakond jälgib samuti, kes panustab raha kinnipeetavate isiklikele kontodele. Sest mõnikord panevad teiste vangide pered ja sõbrad raha teiste vangide kontodele.
kui on vaja võlgu sisse nõuda, olgu see siis hasartmängude või mõne muu väljapressimisega seotud tegevuse tõttu. Ma olen kindel, et nad jälgivad, kes need inimesed on. Kas nad on lihtsalt fännid, kas nad lihtsalt annavad talle raha või annavad nad raha ka teistele vangidele, sest nad saavad seda infot kasutada, et proovida välja selgitada, kas nende vahendite sissevool vangidele on millegi pahatahtlikuga seotud, eriti kui nad rahastavad ka teiste vangide kontosid asutuses. Ja viimati, kui me teadsime, hoiti teda oma kongis 23 tundi päevas, sest tead küll, on inimesi, kes ilmselt tahavad talle halba teha. Õige. nii et ta saab vist umbes tunni õues olla, ma arvan. Tead küll, iga päev, kui ta tahab. Ja siis peab teda sinna alale saatma. Nii et me ei tea, kui palju ta teiste vangidega suhtleb. Kas ta on seal mingeid tutvusi loonud? Või kas, nagu ta oli Leyte maakonna vanglas, veetes terve päeva videokõnedes oma emaga. See on tõenäoliselt natuke mõlemat või segu kõigist neist asjadest. See sõltub sellest, kui palju muutub. Tead, kes viiakse kambriblokki, tead, kes on tema kõrval, kes on tema vastas koridoris. Sest vangid suhtlevad omavahel. On väga huvitav, kuidas nad seda teevad. Nad saadavad ka asju edasi-tagasi kongide vahel ja meie nimetame neid õngenöörideks. Nad panevad sedeli millegi külge ja siis, kui töötajaid pole koridoris, libistavad nad selle üle ruumi, üle koridori. Ja siis vangid mõnikord tuled üksusesse ja näed, et see tüüp üritab teisele tüübile midagi saata. Ja sa võtad selle nööri või võtad sedeli või võtad selle, mida iganes nad üritavad edasi anda. Nad räägivad läbi ventilatsiooni avade. Nii et tead, ma tean, et kõikide raportite põhjal oli ta väga vaikne, vaikne inimene, ei suhelnud eriti teistega ja see, nii et oleks huvitav teada, kas ta suhtleb või on suhelnud nende teiste kinnipeetavatega seal koridoril. Ja siis, kui teda eskorditakse kõrgeima turvalisusega vanglas, ei saadetaks teda lihtsalt 2 inimesega. Tavaliselt oleks vaja 3 inimest, et teda ükskõik kuhu viia. Kui tal on vaja näiteks tussi all käia, kui tuss ei ole tema kongis, nad peaksid ta sinna viima või viima ta õigusbiblioteeki või nagu sa ütlesid, viima ta välja puhkealale, mis on tõenäoliselt vähem kui 10 või 15 jardi üksusest eemal. Ta ei lähe väga kaugele, et puhkealale minna ja tõenäoliselt on see suur puuri tüüpi ala, kus ta saab joosta ja võib-olla natuke võimelda. Aga see ei oleks täisväärtuslik puhkeala, sest seal on ka teisi vange, kes peavad samuti oma puhkeaja kätte saama. Brian Kobergeril on toetajaid ja ma mõtlen ka, kas on inimesi, kes saadavad raha emale ja siis tema suunab selle raha talle edasi. Ilmselt oli neid tõesti. GoFundMe lehed ja või internetis korraldatud annetuskampaaniad, et anda Brian Kobergerile raha. Ja see pole sugugi võimatu. Nad võivad tema jaoks korraldada 3. osapoole rahastamist ja ühisrahastust. Kuna ta üritab ilmselt saada kohtuprotsessi ja taganeda kokkuleppest, millega ta tunnistas end neis mõrvades süüdi, siis olen kindel, et tal tuleb maksta ka õigusabitasusid. Ja olen kindel, et see raha ei lähe tõenäoliselt otse tema vanglakontole. Olen kindel, et see rahastus läheb tõenäoliselt tema pere või kellegi tema lähedase kaudu või selle advokaadibüroo kaudu, mille ta valib. Et teda esindada tema katses, saada kohtuprotsess ja taganeda oma kokkuleppest, millega ta end süüdi tunnistas. Nii et see pole kindlasti võimatu. Et tema vanemate kaudu toimub mingisugune ühisrahastus 3. osapoole kaudu, sest kui ta ei pärineks jõukast perest, siis kus see raha tuleb, et lihtsalt maksta lihtsalt aastas $10,000. Ma võin sulle öelda, ei kumbki mu vanematest poleks mulle andnud $10,000, kui ma olin 31 või 32. Lihtsalt sellepärast tead küll nii, et huvitav saab olema näha, kas tead küll, on olemas mõned allikad, kus on infot selle kohta, kust see rahastus pärineb. Jah, kahtlemata. Ma tean, et mõni aeg tagasi oli internetis mõningaid algatusi ja on üks konto, ma leidsin hiljuti ühe interneti kaudu korraldatud annetuskampaania, millel pole ühtegi annetust.
See on päris huvitav. Tead, tundub, et ta saab Kiefi vanglapoest päris palju asju osta. Seal on mereannid, toit. See oli minu jaoks šokeeriv. Ma mõtlesin, et mereannid. Sa ju arvaksid, et need lähevad halvaks, aga ta on vegan. Seal on lihasnäkid, valmistoidud, küpsised ja kreekerid, raamensupp, kommid, juustutooted. Seal saab osta elektroonikat. Igasuguseid asju. Kas need asjad on vanglas üsna kallid ja kas kulud kogunevad kiiresti? See on vanglas väga kallis ja kulud kogunevad kiiresti ja sellepärast me siin neid andmeid vaatamegi. Ma mõtlen, ta kulutab iga kord, kui ta läheb vanglakoodi üle $100 ja tead jällegi, ma olen kindel, et neil on olemas. Me nimetame seda eritoiduks nendele, kes vanglas või arestimajas liha ei söö. Nii et tõenäoliselt on ta eritoidu peal, kui ta pole oma dieeti muutnud. Aga on väga raske osta vanglapoest asju, mis sobiksid lihavaba dieediga. Eriti just ülitöödeldud toitudega, mis sisaldavad palju suhkrut ja naatriumi. Oleks väga huvitav näha, kas raha, mida ta vanglakoes kulutab, läheb toidule või teistele esemetele, mida ta võiks osta. Head, näiteks filmide vaatamise, muusika allalaadimise või muude selliste asjade peale. Või kulutab ta raha selleks, et maksta teistele üksuse liikmetele, et tagada oma turvalisus, kuni ta viibib Idaho maksimaalse turvalisusega asutuses vangistuses. Dr. Henry. Kui tavaline see on, et keegi, keda süüdistatakse teadagi kohutavas kuriteos ja kes on end süüdi tunnistanud, selliselt käitub? Ta ütles, et tegi seda. Nüüd ütleb ta, et teda sunniti, talle anti valelubadusi ja talle valetati. Kui tavaline see on, et siis mõni kinnipeetav äkitselt välja ilmub ja ütleb, ma tahan oma süü omaksvõttu tagasi võtta. Ma tahan selle tagasi võtta ja nüüd tahan ma kohtuprotsessi. Kas teie kogemuse põhjal on see tavaline? Väga tavaline ja ma tean, et ta ei ole juhtumite järjekorras. Teate küll, see on osa kohtusüsteemi protsessist, nii et ma olen peaaegu kindel, et isegi kui ta süü omaks võttis, oli tal juba kuskil kuklas mõte, et ta üritab mingil hetkel esitada avalduse. Ma võin teile öelda inimesena, kes lahkus föderaalteenistusest 3 aastat tagasi, et ma tegelen siiani erinevate habeas corpuse avalduste ja kinnipeetavate probleemidega. Kõik võimalike erinevate küsimustega, olgu see seotud nende karistusaja, olgu see seotud nende tasuga, kui nad töötasid, olgu see seotud, teate küll, COVID-iga, seotud probleemidega näiteks, kuidas me sel ajal oma asutusi juhtisime. See on väga tavaline. Ja ma olen kindel, et asutuse juriidiline personal on täielikult teadlik sellest, mida ta üritab teha, eriti kui ta soovib pääseda juurde õigusraamatukogule või oma juriidilistele materjalidele. Nad peavad lihtsalt järgima oma protsesse ja protseduure, sest lõpuks on see minu jaoks rohkem kui lihtsalt tema uus kohtuprotsess ja tagasitõmbumine. Ma usun ka, et ta üritab näha, kas töötajad seal võivad teha mingeid vigu, et ta saaks nende vastu esitada habeas corpuse avaldusi ja seda seoses selle protsessiga. Nii et lõpuks saaks ta eemaldatud sellest maksimumturvalisusega asutusest või paigutatud vanglasse väljaspool Idaho osariiki, et ta saaks olla lähemal oma perele ja sõpradele Pennsylvania osariigis. Ma arvan, et tal on siin suurem plaan, mis puudutab tema edasisi kavatsusi. See on nii huvitav, see teeb välja võimaluse habeas corpuse avalduseks. Ma olen seda algusest peale öelnud, et arvasin, et mingil hetkel esitab ta habeas corpuse avalduse. Ja et see ei jääks viimaseks korraks. See ei olnud viimane kord, kui temast kuulsime, kui ta end süüdi tunnistas. Kas see kõik võib olla aluseks sellele habeas corpuse avaldusele? Sest see on teistsugune avaldus kui lihtsalt süüdimõistmisjärgse õiguskaitse taotlus. Jah, ta otsib mingisugust seaduse lünka, et sellest asutusest välja pääseda. Kas siis mõnda madalama turvalisusega kohta Idahos või võimalusel paigutataks teise osariigi vanglasse kusagile oma perele lähemale? Ja jälle me nimetame neid simulantideks. Ta kõlab nagu kinnipeetav, kes simuleerib ja pidevalt esitab kaebusi ning peab veenduma, et personal oma tööd korralikult teeb.
sest lõppkokkuvõttes, kui ta leiab midagi, mis nende tegevuses valesti on, siis ta leiab viisi, kuidas proovida end sellest asutusest välja saada. Ja nagu ma juba ütlesin, et saada oma perele lähemale ja lõppkokkuvõttes otsib ta vabadust. Aga ma arvan, et praegu üritab ta pigem ettevalmistusi teha, et ta saaks sealt Idaho maksimaalse turvalisusega asutuse Yei osakonnast välja pääseda. Noh, eks näis, kuidas see kõik areneb. Ma arvan, et me oleme praegu alles esimeses etapis selle süüdimõistmisjärgse õiguskaitse taotlusega. Talle on määratud advokaat või vähemalt kohtunik on andnud korralduse, et talle määratakse advokaat. Nii et me näeme, kuidas see kõik lahti rullub. Suur aitäh teile, Dr. Hendricks. Hindan seda. Aitäh, et mind kutsusite. Nüüd pöördume David Singletoni poole. Ta on advokaat, kes on palju tegelenud süüdimõistmisjärgse õiguskaitsega ning ta on ka õigusteaduse professor Columbia ringkonnaülikoolis. Nii et David, suur aitäh, et tulite. Antonett, see on mulle rõõmuks. Ja sellest on möödas kaua aega. On Räägime tõesti. siis. Natuke Brian Kobergeri süüdimõistmise järgse õiguskaitse taotlusest. See on mees, kes läks kohtusse ja ütles, et ta loobus vabatahtlikult ja teadlikult oma õigusest kohtuprotsessile. Ta nõustus sellega, ta tegi seda. Mis sa arvad sellest, et ta nüüd selle avalduse esitas? Kas tal on alles raske tee ees? See oleks nagu mina prooviksin esimest korda Mount Everesti otsa ronida ilma köite ja hapnikuta. See saab tema jaoks olema tõesti väga raske. Ja põhjus, miks see nii on see, et enne kui kohtunik tema süütunnistuse vastu võttis, kohtunik viis läbi selle, mida me nimetame süü omaksvõtu küsitluseks. Seal esitab kohtunik palju küsimusi, et teha kindlaks, kas süü omaksvõtt on vabatahtlik ja teadlik. Ja põhimõtteliselt on see viis, kuidas kohtunik saab süütunnistuse, kui nii võib öelda, kindlustada. Et see ei oleks hiljem vaidlustatav näiteks, et see ei olnud vabatahtlik. Nii et mitte ainult ei teinud kohtunik seda. Esiteks pani härra Kobergeri vande alla, et ta vastaks nendele küsimustele. Aga kohtunik esitas terve hulga küsimusi, näiteks. Kas olete oma advokaadiga rahul? Kas olete rahul sellega, kuidas ta teid on nõustanud? Nendele küsimustele olid vastused jah. Kas keegi on sundinud teid end süüdi tunnistama? Sellele oli vastus ei. Kas keegi on teile midagi lubanud? Midagi muud peale selle, mis on prokuratuuri pakutud süükokkuleppes? Vastus oli ei. Nii et kohtunik väga hoolikal moel eemaldas justkui võimalused hiljem kokkuleppest taganeda, mida härra Koberger võiks proovida näiteks väites, et tema advokaat ei andnud talle tõhusat õigusabi. Ta oli rahulolematu sellega, mida tema advokaat talle soovitas. Või et advokaat on talle lubadusi andnud, mis tema sõnul on nüüd täitmata jäänud. Niisugused küsimused muudavad härra Kobergeri jaoks oma süü omaksvõtu tagasivõtmise väga raskeks. Tiit, ta ütles, et tema advokaadid, keda ta nimetas suurepärasteks ja fantastilisteks, see on minu, ma parafraseerin. Teate, kohtuliku küsitluse käigus ütles ta sisuliselt, et ta oli rahul nende esindamisega, kõigega, mida te just mainisite. Äge ta ütles, et nad sisuliselt sundisid teda. Et teeme, tead küll, nad ütlesid, me käisime surmamõistetute osakonnas. See on kohutav. Tead, mahalaskerühm ootab sind. Tead, see saab olema juriidiline võit. Kas tal on seal üldse midagi, millele toetuda? Sest ta sisuliselt ütleb, et teda sunniti valetama ja vale ülestunnistust andma. Ja ta ütleb, et tema advokaadid olid põhimõtteliselt nagu, sa saad mahalaskmise, sa pead selle kokkuleppe vastu võtma. No. Esiteks, ma ei tea, kuidas advokaadid oma nõuandeid sõnastasid, aga advokaadid täidavad ka nõustaja rolli. Ja osa sellest rollist on kliendile võimalike kokkuleppe tagajärgede selgitamine. Ja tead kindlasti, kui härra Koberger oleks läinud kohtu ette ja süüdi mõistetud, on väga tõenäoline, et ta oleks saanud surmanuhtluse. Need olid surmanuhtlusega seotud süüdistused. Ja nii suure tähelepanuga juhtumi puhul oleksin ma olnud šokeeritud, kui ta poleks saanud surmanuhtlust, kui ta oleks pärast kohtuprotsessi süüdi mõistetud. Seega arvan, et see on advokaatide jaoks asjakohane. Jällegi,
ma ei tea, mida nad ütlesid või kuidas nad seda sõnastasid, aga et anda talle teada, millega ta silmitsi seisab, kui ta ei tunnista end süüdi. See ei muuda süü omaksvõttu tahtevastaseks. See on, tead, kui just kedagi ei survestata. Sa lihtsalt ei jõua olukorda, kus kohus ütleks, et see on tahtevastane süü omaksvõtt, eriti kui kohtunik küsis, kas keegi on sind sundinud seda tegema ja vastus oli ei. õige. Üks asi, mis mulle nii huvitav tundub, on see, et ma ei usu, et see oleks kellelegi üllatus, kes on seda juhtumit lähedalt jälginud. Ma ei ole šokeeritud, et ta seda tegi. Mul oli üsna kindel tunne, et ta kavatseb midagi sellist teha. Kas see seab tema süüdi tunnistamise kokkuleppe ohtu? Sest selle süüdi tunnistamise kokkuleppe osana loobus ta kõigist edasikaebustest. Kas osariik võiks nüüd tagasi tulla ja öelda, tead mis, sõber, sa tahad kohtuprotsessi? Teeme siis nii, sest sa just rikkusid kokkuleppe tingimusi. Ma kahtlen väga tõsiselt, et osariik seda teeks. Nüüd, ma ei ole Idaho osariik, aga ma arvan, et osa põhjusest, miks see kokkulepe üldse tehti, ja ma saan aru, et ohvrite perede seas oli selle suhtes eriarvamusi. Aga osa põhjusest, miks seda tehti, on see, et see säästab vähemalt mõnda peret kohtuprotsessi katsumusest, kus nad peaksid seda kõike uuesti läbi elama. Ja nii ma arvan, et me näeme, ja jälle, ma võin eksida, aga ma arvan, et me näeme, kuidas osariik ütleb, ei, härra Koberger, te eksite. See süü omaksvõtt ei ole tahtmatu. Ja nad hakkavad selle taotluse vastu võitlema, selle süü omaksvõtu tagasivõtmise taotluse vastu. Seda ma ootaksin, aga kõik võib juhtuda. Nii et ma ootan koos teiega ja vaatan. Jah, me ootame ja jälgime. Talle on määratud kaitsja või vähemalt kohtunik Hipler on allkirjastanud korralduse, et talle tuleb määrata kaitsja riigi õigusabi korras. Nii et kui see asi jõuab teie lauale, David Singleton, te olete varem teinud palju süüdimõistmisjärgseid õiguskaitse taotlusi. Kuidas te sellega toime tulete? No ma arvan, et te alustate sellega, et räägite kõigepealt oma kliendiga, räägite härra Kobergeriga ja selgitate välja, teate, mida ta täpsemalt väidab, et öeldi võrreldes sellega, mida ta kirja pani. Ja siis räägite advokaatidega, teete natuke uurimistööd, püüate aru saada, mis toimus. Ma mõtlen, kui olete advokaat, kes hakkab esindama härra Kobergerit, peate tegema kõik endast oleneva, et tema eesmärgid täide viia. Teit seda öeldes arvan, et tal saab olema raske tee ees, aga kes iganes määratakse, peab tegema kõik endast oleneva, et uurida tema väiteid ja siis proovima teda aidata, kui selleks on alust. Olen kajastanud juhtumeid, kus te aitasite inimesi vanglast välja saada, kes olid süüdi mõistetud ja väitsid, et nad mõisteti ebaõiglaselt süüdi ning nad olid tegelikult süütud. Kas teil on kunagi olnud juhtumid, kus süüdistatav sõlmis süükokkuleppe? Kas sellepärast, et nad kartsid nii väga surmanuhtlust, sest juhtumi ümber oli nii palju pingeid ja emotsioonid olid laes ning kardeti, et õiglast kohtuprotsessi ei tulegi? Kas teil on kunagi olnud juhtumid, kus süüdistatav tunnistas end süüdi, et seda vältida ja siis hiljem võitis süüdimõistmise järgse õiguskaitse taotluse? Jah, mul oli tegelikult üks selline juhtum meie vanas tuttavas Butleri maakonnas Ohios. Ja see polnud üleriigiliselt kõrge profiiliga juhtum, aga Butteri maakonna piires oli see küll kõrge profiiliga. Ja meie kliendile anti mõista, et talle määratakse surmanuhtlus. Advokaat andis talle väga halba nõu. Ja siis aastaid hiljem esitasime pärast kohtuprotsessi avalduse tema süütunnistamise tagasivõtmiseks, mis on muide palju raskem, kui paluda oma süütunnistamine tagasi võtta enne karistuse määramist. Me olime selle esitanud. Vabandust, ma ütlesin pärast kohtuprotsessi. Me esitasime avalduse tema süütunnistamise tagasivõtmiseks pärast karistuse määramist, tuginedes kaitse ebapiisavale õigusabile, sest teda eksitati surmanuhtluse osas, mida oleks võinud taotleda, kuid seda ei tehtud. Ja tasamakil määral abi tänu kaitsja ebapiisavale õigusabile. Nii et see ei ole võimatu, see on lihtsalt raske ja selles juhtumis oli see raske võitlus. Ja me ei tegelenud samasuguse süüdistuste ulatusega, millega härra Koberger silmitsi seisis.
noh, huvitav saab olema näha, kuidas see kõik välja kujuneb. Loodan, et tulete tagasi ja räägite sellest meiega veel. David Singleton, aitäh teile väga! Alati, Annette. Kotnik Hippler, kas mäletate teda? Ta andis korralduse, et avaliku kaitse büroo määraks Brian Kobergerile advokaadi tema süüdimõistmise järgsetes jõupingutustes. Mäletate, saate lugeda kogu Brian Kobergeri toimikut ja tema süüdimõistmise järgset avaldust meie uues rakenduses Law and Crime Plus. Vaadake seda kindlasti. Ja sellega ongi selleks korraks kõik saates Crime Fix. Mina olen Anja-Net Levi. Suur tänu, et olite minuga. Kohtume siin jälle järgmisel korral.